on jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orjarüü. Loomishooks kõik loode koos võiks sünnida kui uuesti. Valguse võit äratab maa. Prii on taeva piir, esimene kiir. Langemas me maale kõik. Murrame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näe, on murdun jää, ulatagem käed, ühendagem päev. Meeles see lugu, kuidas Tartus oli kusagil 90. aastate alguses, umbes 20 aastat tagasi, tulid meie juurde hästi riietatud noormehed, soliidselt riietatud noormehed ja rääkisid eesti keeles, aga ilmselt nad olid välismaalased ja kutsusid meid, ma olin siis oma abikaasaga, kutsusid meid kusagile rääkima usust ja tahtsid meile koju külla tulla, aga siis ma ei usaldanud neid ja me ütlesime, et ei soovi rääkida. Aga nüüd ma tean, et need olid siis mormooni missionärid. See oli nii mitu aastat tagasi. Ma õieti mäletada. Esimesed missionärid ma kohtasin Kuupis kalmistul. Siis nad hakkasid rääkima ja siis ajasin nad niimoodi tagasi, ma ei hakanud rääkima vastu mõtlesin, et surmast just tuli juttu ja ütlesin, et kui on inimene mulla, siis see läinud, et see on kõik lõpp. Olen jutelane, käin kirikus ja et miks ma pean usku vahetama. Usk tuli 6-aastaselt. Kuueaastasena siis ma nii uskusin kohe, et see on õige, sest ega minu peres ei ole sellist jumala usku, et mind oleks õpetatud, et jumal on olemas või kirikus käima või midagi sellist. No ja eks ma siis hakkasingi seda jumalat otsima. Kui ma olin teismeline, siis minust sai baptist. Käisin baptisti kirikul. Aga siis tuli minul see nagu, kuidas ma ütlen, kooselu oma endise mehega ja siis ma pidin Jumala täielikult unustama, et seal peres ei tohtinud Jumalat mainida ka midagi. Käisin koolis, Pärnusse läksin kooli, lugesin iga päev piiblit, palvetasin ja siis ma nagu salgasin ja peale seda läks mul kõik nagu halvaks. Ma hakkasin nagu jooma, naised, kõik narkootikumid, pahad asjad tulid. Aga sisemas nagu hinges ma ikkagi vahest palletasin. Aga tol hetkel ma tundsin, et ma ei leia enam Jumalat kunagi. Sellel aastal siis minu sünnipäeval, 15. juulil täitus 20 aastat, kui minu tädi kinkis mulle piibli sünnipäevaks 20
paigutas sellega väikse ususeemne minu südamesse. 2004 hakkas minu õe tervis halvenema. 2005 tuli välja, et tal on väike ajukasvaja. Ja mina ei saanud vastu panna, mina võtsin välja Jumala pildi, väikse küünla ja palusin Jumalat, et ta kaitseks mu õde. Ma tegin seda salaja ja ma läksin Peetri kirikusse Tartus. Sütasin küünla ja tänasin Jumalat, ma käisin seal koos õega. Ja siis ma nägin esimest korda und, kus Jumal tuli minu juurde ja ta kallistas mind. Ja ma tundsin, et see oli nii päris, et see ei olnud unenägu, see oli päris. Teda lugedes ma sain tunnistuse, et Jumal on olemas ja Jeesus Kristus on tema poeg. Ja siis ma hakkasin Jumalat uskuma. Ja see oli mulle selline wow-efekt. Ma hüppasin voodist püsti ja käisin toas ringi ja see oli nagu tähtis. Ja ma olin rõõmus, et see midagi muutis minust. Et ta ei muutnud oma elukombeid palju, aga sisemiselt ma hakkasin nagu muutuma. Ja siis ma sain ristitud Luteri kirikus ja hakkasin seal käima. Õde jäi nagu haigemaks ja ma mõtlesin, et ma pean saama ristitud või mul on vaja midagi, mis mu hinge rahustaks, sest ma teadsin, et mu õde on suremas, et ma pean nagu saama kuskilt selle jõu, et vastu pidada. Ja ma läksin Luteri kirikusse. Mul oli õde surnud juba, kui tuli minu ristimispäev. Mul oli nii valus, et ma tahtsin, et mind valdaks mingi selline tunne, et ma saaksin selle hingerahu, et see valu minu südamest kaoks. Kui ma seal kirikus sai ristitud, ma ei tundnud midagi. Ma ei saanud nagu sellist püha tunnet. Mingil hetkel ma hakkasin märkama Tallinnas mormoonimissionäre linnas kõndimas. Ma nägin neid aeg-ajalt ja mõtlesin, et oi, vaesed mehed, et teid aetakse kodust kaugele ja käite oma kotid käes ja mis te siis räägite, et mis teil oleks minule rääkida? Ja seal jälle tulid 2 või 3 missionäri. Ja jälle sama jutt, mis minul on kõik olemas. Järgmine aasta ma sünnitasin lapse ja siis mu haigus tuli. Halvenes, mu tervis oli halb. 7 kuud oli nii halb, ma ei teadnud, mis viga on. Sain teada, et mul on skleroosis multiplex. Siis ma tundsin küll, et mu elu läbi. Ja selline uudishimu mul tekkis. Kuupäeva mul ka meeles oli 16. juuli 2007, üks päev pärast minu sünnipäeva. Tuli Tallinna Paberi trammipeatuses tuli vanem Strong. Tuli mu juurde. Mina sattusin kirikusse tänu inglise keelele. Aastaid tagasi lugesin lehest kuulutust, et algavad tasuta inglise keele kursused ja ma olin selle peale juba palju aega mõelnud. Ja mul pererahvas veel ütles, et kuule ära mine, vaata, mis sinna alla on kirjutatud. Nad tahavad sind usku pöörata. Ja me olime üks jõulude ajal olime kodus, jõulukuul detsembris kuskil. Ja siis keegi koputab. Siis ma läksin avama, vaatasin, et 2 poissi. Esimene mõte, mis oli, et Jehova tunnistaja. Ja ma lihtsalt ei pööranud sellele tähelepanu. Pööravad, siis pööravad. Ma olen ju Luteri kirikus liige, mis seal ikka enam pöörata on. Ja ma olen ristitud ka. Et ma ei karda seda pööramist. Siis abikaasa ütles, et ta võtab lapsed, et ta läheb maale. See oli esimest korda, kus ma siis sain olla ilma lasteta. Ja siis ma mõtlesin, et mis ma nüüd siin teen, et kuidagi kõik oli nii mõttetud, ma ei taha mitte midagi teha ja andsin nagu alla elule. Siis käis ukle kell. See on hea küll. Võtsin vastu selle telefoni ja minuga rääkis vanem Andre. Ütles, et ma olen vanem Strong. Et ta ise ei ole tugev, aga tema nimi on Strong. Osa tunde oli päris tuttavad, aga siis samas avastasin, et
ja siis sina, Matthew, tulid. ma ütlesin nagu okei, siis nad hakkasid rääkima, Mormoni raamat, Joseph Smith, selline mees, prohvet. Siis ma rääkisin, oot, kas paavst ei olegi nagu siis jumala kuulutaja? Ma ütlesin, no ei. tegelikult ma ei saanud aru, mis ta rääkis. Aga ma sain aru, et ta on ameeriklane või ta rääkis nagu aktsendiga. Ma ütlesin, jaa, tulge sisse, ma ütlesin, mõelnud ka, kes on või kes ei ole ka. Ja kui sa tunned, ma pean sisse nad laskma. Ja siis kui nad sisse tulid, siis oli selline kuidagi, ma kohe tundsin sellist ülevoolavat tunnet. Et siis nad rääkisid, et kas sa oled valmis nagu lugema või kas tahad teada saada. Ma ütlesin, ei, et meil on piibel. Ja ütlesin, et meil on ikka nagu see Joseph Smith, kes taastas kiriku ja nii edasi ja selle raamatu ja siis ma otsin selle raamatu ja brošüüri ja siis selle kviitungi ja ukse taga olid vanem empi ja vanem moor. Ja küsis, et kas ma tean midagi Mormoni raamatust, ma ütlesin, et ei tea. Aga ta ütles, et kas ma tahaksin nendega rääkida ja siis ma lihtsalt uudishimust ütlesin kohe, et ma olen nõus ja see kohtumine ju oli väga huvitav. Pidin tulema kodu. Tegelikult oleks tulnud ma tavaliselt teist teed pidi. Miski sundis mind tulema hoopis teist teed pidi, et saada, tähendab, et siis ma pidin nagu sundviisis, et justkui oleks pidanud saama sinuga kokku. See, kui te seal istusite, ma tundsin tõesti seda pühavaimu tunnet. Alguses ma muidugi ei teadnud, et see oli pühavaimu tunne teiega. Aga kui te ära läksite, jäi kuidagi tühjaks või te viisite selle kaasa. Aga ma nägin nende silmi ja kuulasin nende lugusid, kuidas nad on elanud ja see kõik avaldas mulle nagu sügavat muljet ja tundsin, et midagi nagu puhast ja õiget on sealt poolt. Et on olemas ja on nagu sellega minu lähedale. Ja samal õhtul siis ma hakkasin lugema Mormoni raamatut, ma sain hästi palju vastuseid kohe. Ma läksin kohe pühapäeval kirikusse ja ma hakkasin käima. Me olime siis kusagil võib-olla üle kuu aja olime kohtunud ja ma olin Mormoni raamatut juba lugenud ja ma olin hakanud tarkuse sõna rakendama ja see läks nii kergesti minul. Ma olin enne kõikide nende asjadega hädas. Kohv, alkohol, suitsetamine ja kõik olid minu vahed ja ma ei saanud nendest lahti. Aga see läks nagu minust ära, et see nagu minult võeti see kiusatus ära ja see oli nii lihtne minu jaoks ja see oli minu jaoks üks nagu suur tunnistus, et keegi aitab mind kõrgelt. Aga mina olen näed siin, et ma olen praegu templis ja see on mu selline väike tunnistus. Ja järgmine tund sa kutsusid, et kas tahad rääkida? Ma mõtlesin, et sa midagi inglise keeles tahad mulle rääkida. Inglise keele kohta. Aga jälle, ma arvasin, et ma olen väga vilets, et kas ma üldse seal käimagi hakkan. No siis sa rääkisid, et on selline raamat nagu Mormoni raamat. Ma kuulsin, et on Mormoni raamat. Aga ma ei teadnud mitte midagi. Ma olin endast nii kindel, et ma tean palju piiblist ja et ma võin teid surnuks rääkida. Kui me vestlesime algul, oli see väga vahva. Ja ma tundsin kohe algusest, et ma pean suga edasi rääkima, et see ei saa olla mitte esimene ega viimane kord, et ma ainult luban ja lähen minema ja ongi kõik. Aga et see toimus ka hiljem edaspidi. Me ju hakkasime käima ju väga palju siin koos ja siis tuli kirikusse minek, siis oli
saime kirikus ristimisi. Niimoodi ka rääkisid, et uus evangeelium ja mõtlesin, no, et ma võtan selle raamatu lugeda, aga ma loen selle ennem läbi, et ennem ei pole midagi räägimast. aga ma mõtlesin, ma kuulan, mis nad räägivad. No, ja arvasin, et ma tean piiblist väga palju. Et küllap siis sellest on neile piisav, nad ei hakkagi mind õpetama. Aga hakkasid õpetama hoopis mormooni raamatut. Ja ma võtsin ta endale kaasa. Ja sellest hakkasid igasugused imelikud asjad minuga juhtuma. Kui sa tahad saada ristitud ja pakuti kuupäevi ja asju, et aga see asi nagu peab kusagile jõudma, et kas ma nüüd ütlen head aega või siis ma saan ristitud selles kirikus. Ja kui ma neid varianti võrdlesin, siis ma tundsin oma südames nagu väga selgelt seda asja, et kui ma ütlen nägemist ja tänan ja nägemist, siis ma eemaldun Jumalast. Aga kui ma ütlen, et jah, ma tahan saada ristitud, siis ma saan Jumalale lähemale. Lähen tema poole. Ja seda ma tundsin niivõrd selgesti ja seda ma tahtsin kindlasti, et ma ei eemalduks, ma tahtsin minna Jumalale alati lähemale ja see aitas mul otsustada. Ja pärast oli väga selline tugevdav lugeda mormoni raamatu sellest sissejuhatusest. Kuidas Joseph Smith on ka öelnud, et seda raamatut lugedes saab inimene Jumalale lähemale, kui mis iganes teisiti ei ole see võimalik. Ja siin oli kohutav olukord, ma ei saanud teid kutsuda. Mis asi siis nüüd on? Ja see on niisugune rumal seis. Ja siis me saime kokku ühel kolmapäeval Pärnus laintantsutrenni lõpus. Ja me saime bussipeatuses lugeda neid peatüki kohti ja läks see halb tunne mul üle. Ja sellist tunnet ja äkki läks südamesse nagu soe. Ja siis ma mõtlesin, et see tähendabki seda, et see mormooni raamat peab olema mul iga päev käes. Ma pean seda lugema. No ja siis pool raamatut oli läbi, siis nii palju kuulad tulid jälle. Kahekesi või kolmekesi ja seal hakkas midagi nagu südames toimima teistmoodi. Toredad olid need vestlused nii mormoni raamatust kui Jumalast, piiblist, kõigest, usust. See jõudis ju ristimiseni ja sealt edasi. Ma ei tea, ma olin nagu õiges kohas kohe, et mul oli selline tunne, et mul ei olegi mitte midagi muud vaja, mul ei ole õpetust vaja, et ma olen leidnud selle õige koha ja siis ma ise ka paletasin mitu korda, et kas ma pean saama ristitud või ma ei pea saama ristitud. Ja siis ma mõtlesin, ma olen kaua paletanud, aga mitte midagi. Ja siis ma sain aru, et mul tuli pühakirja koht meelde, et usk ilma tegudeta on surnud usk. Et peab nagu tegutsema. Aga jah, peale oma ristimist siis see pühavaimu anniaeg. Enne ka ei tundnud mitte midagi, kui äkki poole pealt hakkasin tundma, et mul hakkas nii palav. Kõik läks kuumaks. Hästi-hästi kuumaks näost. Ja siis hakkasid pisarad voolama. Ja siis selleks korraks oli jälle nagu mingisugune tunnistus kätte saadud, mida ma kunagi varem polnud tundnud. See tee ei olnud mitte kerge ja ta ei olnud mitte just päris ilma küngasteta ja kivideta. Väga tihti oli väga raskeid ja keerulisi olukordasid, kus tuli tõsiselt mõelda selle edasi minemise eest. Aga need asjad, mis andsid endast väga tugevaid tundeid ja vihjeid just Jumala tegelikkusele ja tema tööle. See oli väga tubli. Ja
ristitud sain 20 august. Aga see ei olnud ka kerge, et ma ise nagu arvasin, et ma olen hästi kõva, nagu et mul on kõva usk. Aga isegi sellel samal päeval hommikul, kui ma ärkasin, siis ma kahtlesin. Ma isegi natuke kartsin, et kas ma pean seda tegema. Aga ma kohe arvasin, et see oli saatanast, et ma pidin saama ristitud ja ma sain ja see oli super. Peale ristimist hakkasid jälle uuesti need kiusatused peale ju. Kõige suurem ja kõige viimane hirmus läbielamine oli sellega, kui mulle keegi hakkas rääkima õhtul, see oli peale, sa pead ära siit saamast, et sa oled viimane halb inimene. Ja see tekitas mulle sellist õudustunne, et ma täitsa kartsin ja ma olin nii endast väljas, et ma nutsin ja ma vähkrasin ja ma ei maganud terve öö. Aga siis mul tuli äkki mõte, et miks ma ei palvetanud. Ma läksin ruttu sauna, meil oli saunaruum seal. Panin ukse kinni ja palvetasin 10 minuti pärast. Olin kõik see möödas, nagu polekski olnud. Siis ma sain aru, et see on jälle üks tunnistus sellest, et kui palvetad, siis saatan kardab sind tagasi. Ma tunnen, et ma olen selles õiges kohas ja see püha vaimu tunne ja see, et kui sa palvetad, et sa saad justkui selle vastuse, mida sa pead tegema. Et igapäevaselt ikkagi, kui sa palvetad, sa tunned seda, see on niisugune kirjeldamatu õnnetunne, nagu oleks õhupall siin rinna sees hästi suureks läheb ja siis on selline armastus kogu aeg, et sa tunned, et sa tahad seda jagada, sa tahad seda igalühega jagada. Ja ma olen pidanud siiamaale väga ausalt vastu ja ma tunnen, et ma suudan minna ka täielikult edasi. Need tööd, mis on kirikus olnud algul esimese nõuandjana, nüüd hiljem juhatajana, on olnud tegelikult algul väga mõnusad, aga nüüd kui juhatajana on olnud, siis on need küllaltki pingeline ja tõsine töö, see ei ole sugugi mitte kerge. Seda katkestada enam ei ole mingit võimalust. Ma olen palju muutnud ja igasuguseid asju ette tulnud, aga mu tunnistus on järjest tugevnenud. Aga ma tean, et see kirik on õige, et Joosep Schmidt oli see väike poiss, kes otsis kirikut, nagu kõik inimesed otsivad. Ja ta leidis, et ta nägi metsas Jeesus Kristust ja Jumala poega. Ja et läbi tema taastati see kirik Jumala võimul väevolitusele. Et Mormoni raamat on õige, et ma olen ise saanud selle tunnistuse. Muidugi mitte kohe, vaid ka alles sellel aastal. Ja ma usun, et Toomas Monson on prohvet. Kõik see algkirik on taastatud, apostlid, 70-ndad, kõik see toimub täpselt samamoodi nagu vanal ajal. Ja ma usun, et Jeesus Kristus elab. Et ma olen nii palju tunnistusi saanud, et Mormoni raamat on tõde. Ja ma olen saanud tunnistusi, et Jumal armastab mind. Tean, et Toomas Monson on meie tõeline prohvet. Ma olen selle kohta ka lugenud ja tunnistuse saanud. Ma tean, et see kirik on tõsi. Et ta annab andeid inimesele. Mul oli laulmine peaaegu juba võimata, laulmine oli kadunud peaaegu. Nüüd ma laulan uuesti. Ma tean, et mul on see anne tagasi. Ja ma arvan, et tänu sellel kirikule. Ma olen õigel teel ja ma usun sellesse. Ma usun, et Toomas Monson on meie praegune prohvet, et tema annab enda nõu meile ja me palvetame tema eest. Ma tean, et Jumal oli minu kõrval alati olemas, aga ma isegi alguses, kui ma sain Mormoni kirikuga tuttavaks, et siis ma isegi vahepeal ennast mõtlesin, et ma olin Joosep Schmidt. Et Joosep oli see, kes otse küsis Jumalalt, et mis on õige, aga mina otsisin. Mina ei osanud küsida, mis on see õige kirik.
ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja meie kirik on õige. Ja see on juba 3. aasta, mis ma olen kirikus käinud. Ma olen käinud templis 2 korda. Ja see oli päris kummaline. Tundsin ennast kui taevas. Kõik olid nii valged ja puhtad ja mõtlesin, et ainukene, kes puutub, et taevas jahtub veel seal seltskonnas. Ja niimoodi. Ja ma saan seda kõike tunnistada. Jeesus Kristuse nimel. Aamen. See that little hill on the side of the town. Go on up and climb it and turn back around. Catch your breath at miles and miles of fields, and you'd feel safe there. And there alone you kneel and you feel indeed you wanna go and help every soul that you see. You wanna go and share what you know inside and show you love them. Out beyond this home so dear, there's another call I hear, and the river turns to sea, and the stars smile back at me, and little butterflies inside now, and the home that I'll go well. And I remember days when we laughed so hard. We walked along the roads in the country so far. I remember children and sounds in the streets, and we belonged there. And then a broken man in his house one day, he said he wasn't sure if he knew how to pray. Then he tried and said what's in his heart, so pure and